Tere tulemast jälle tagasi TV6 kanalile. Oleme jõudnud siis sellisele uhkele võistlusplatsile, nagu seda on Tartu kesklinnas autovaba puiestee. Ja täna on siia kogunenud siis sellisel ilusal kuumal suvepäeval 3 riigi sportlased Eestist, Lätist, Leedust. Tegemist on siis Emajõe rammumehega, mis on ühtlasi ka Balti etapp. Ja kes mäletavad, siis suvi oli väga ilus ja soe, mõnus ja ka palav. Ja see suurtele meestele kindlasti rõõmu ei valmista, sest palava ilmaga on raske võistelda. Kuid siiski meil siis kokku võistlemas 11 tugevat meest Balti riikidest. Võistlevad siis Eestist Mihkel Raadik, Leedu võistleja Audrius Jakubaitis, Gilbertas Tamulevicius, siis Kaido Kuusik, Tiit Kallavus, Eesti võistlejad Kristjan Puusepp, Lukas Mataitis Leedust, siis veel Kaarel Kaldvee, Tanel Aeg, Brett Siukson ja Läti esindajana Raivis Kintautas. Nii, ja loos on võetud, vaja siis 10 kordust treffi kantida. Ja Eesti mehed võistlustules, et Eesti mehed on seda sama suurt treffi sel hooajal juba seal Eviko sarjas kantinud. Nii et selles mõttes on nendele see rehv tuttav ja ka televaatajatele, kes on jälginud Eviko sarja, need mehed tuttavad. Nii et ja juba teavad ka natukene, kes on süksem andrum jälgija, et milline võistlusala Eesti meestele paremini sobib ja Kaido on üks hea rehvikanti olnud ka. Nii et kui me näeme siin alla 50 sekundi oleme näinud seda suurt rehvi kantimist, siis tegelikult selle kuuma ilmaga mehed on praegu tundub, et raskustes. Ilm on selles mõttes väga troopiline, et oli kuum, aga hommikul sadas ja näha, inventar on kõik tegelikult märg veel. Ja mehed on juba kohe esimese alaga natukene siin hädas, et minut on juba täis, et mis on eriti karm on see, et kui aeg ikkagi läheb seal 45-50 sekundit, siis iga sekund juba on selline hapniku võlas töötamist ja tohutult tapab neid suuri mehi. Ja tegelikult on ju päev alles ees ja kontrollaeg saab otsa. Nii et kindlasti Kaido ei ole siin rahul praegu. Ja Brett samamoodi, et mehed on väga tõsiste nägudega, et ütleme nii, et ei saa ise aru, mis toimub. Jääb 8 kordust ja Kaidole siis 9, et 10 ei teinudki mehed ära. Ja kindlasti mehed ei ole... Aga me ei olegi ühelgi võistlusel 10 kordust teinud selle rehviga. Et see on ka muidugi esmakordne. No nii, nüüd siis Gilbertas Tamulevicius, et mees, kes eelmise aastal võitis selle Emajõe võistluse, siis loomulikult noor võistleja jah, tuli ja Leedu vägilane ja atleetlik sportlane ja selles loomulikult ega ta siis ju vähema järgi ei tund kui uuesti tiitli järgi. Aga praegu Mihkel näitab siin küll, et ei maksa tulla meie kodu õuele norima. Et rehv on teistsugune ja selles mõttes kindlasti väike üllatus see Gilbertasele on. Ja see kunstmuru on ka siin ikkagi vett täis ja kohe, kui maha lased selle rehvi, nii ta märjaks saab kohe. No nii, igal juhul 52-93 Mihkel teeb oma soorituse ära ja ei olnud temalgi kirge. Ei olnud ja praegu siis eelmise aasta võitja on tõsiselt hädas, et ei paista küll, et ei jõuaks kontrollaega. Jah, et selles mõttes on nagu päris huvitav olukord, et tegelikult nagu sellelt mehelt oleks eeldanud, et ta tuleb ja lammutab kohe esimesel alal. Aga 8 kordust jääb 8 kordust ja mees ise selgelt ei ole sellega rahul. Nii, Läti sportlane Raivis Kintauts ja Tanel Aeg. Nii et Raivis siis Läti võistleja võistelnud kuni 90 kilostes. Jah, et kindlasti tänase päeva kõige kergem võistleja, aga ta on käinud ka ennem võistlemas Elvas Lõuna-Eesti vägilasel mõned aastad tagasi. Nii et mehele see ala kindlasti võõras ei ole. Ja kahjuks siis jah, et ei ole mingi üllatus, et siin COVID-i tõttu kaardid löödi sassi ja nii mõnigi Läti võistleja pidi jääma tulemata, kes oli esialgu plaaninud tulla Eestisse võistlema. Aga rammumehe sport on selline, et siin on ka mitu võistlejat ei tulemata, kes oli trauma saanud ja tegelikult tegemist on ikkagi ju kutsetega võistlusega ja mehed peavad olema ennast ennem näidanud, siis
et päris niisama siia võistlusele ei ole, et sõidan kohale ja saan võistelda, et siis et praegu siis Läti võistleja on jah, on pigem nagu asendusvõistleja. Aga Eesti mehed said selle eest jälle võimalust juurde, on rohkem võistlejaid ja ka Leedu mehed on korraliku koosseisuga väljas, nii et seal selle mõttes ei ole midagi. Ja praegu siis Tanel... 5 kordust tundub, et on nagu siuke paras, et kõik võistlejad on selle nagu ühe tempoga ära teinud, aga siis teine 5 on nagu läheb keeruliseks. Aga kui me võtame, et see aeg ongi umbes 40 sekundit, see 40 sekundit, 45 suudetakse ära töötada ja siis tegelikult, nagu öeldakse, et saab haamri ja siis on kõik ja Raivis jääb siis 4 korduse peale. Ja Tanel jääb 8 kordust. Nii et selle mõttes Tanel aeg on alustanud sama tugevalt kui eelmise aasta võitja. Jah, praegu on ainult Mihkel Raadik on... suutnud üldse lõpuni teha. Jah. Nii. Kristjan Võrdselt Puusel, tulevad. Tiit Kallavus. No alguses on tempo hea praegu. No vaatame poole väga peale. Võrdselt. Ja taha siin ka ref läikis vastu, et nii. Ja praegu 25 sekundi peal, ütleme 50 sekundit võiks olla aeg praegu meestel just. Praegu Mihkel Raadiku selles ajas kinni. Jah, et ma ütleks, et isegi võib-olla ees grammikese. Et, no küsimus on jah, et tagasi tulles hakkab väsimus tekkima. Ja. Kas nüüd suudab teist poolt hoida? Ja nüüd on grammikese läinud Tiit isegi ette või? Jah. Oli korraks, aga nüüd... Võrdselt. Ja nüüd on Kristjan, nüüd korraks, ja korraks langes Tiidul tagasi ref ja kohe läks peaaegu pool kantimist ette Kristjan ja no nii. Kristjan teeb tulemuseks 53-50 ja Tiit Kallavus 56-30. Andis viimase kantimisega ära, jah. Et mehed olid võrdsed enne viimast kantimist ja siis 3 sekki lõpuks vaheks. Nii, Lukas Mataitis ja Kaarel Kaldve. Leedu versus Eesti. Kaarel siis siin meie pool rajal. Ja praegu Leedu võistleja on natuke ette läinud. Lukas ilusti. Ise küsimus on kaua ta kestab niimoodi. No tempo on hea, jah, kui me enne vaatasime, et 25 sekundi peal olid mehed seal poole peal. Jah, et väga siis, hästi. Tal on üks kordus veel. Aga no see ei tähenda midagi, et tegelikult võiks kontrolli aja sisse ilusti ära teha. Et juba käsi libises. Ja käsi libises ja see teeb raskemaks. Jäigi poole peale see tõmme. Ja siin on praegu läinud, ütleme, 2-3 sekundit kohe ühe selle sama kantimisega kaduma. Ja kui meil on 10 kordust vaja teha, siis 20-30 sekundit ja ongi kõik. Et sinna see aeg kaob. Ja mehed siis lükkavad täitsa, mitte ei tõmba altpoolt rehvi, vaid lükkavad ülevalt poolt. Et... No näpud on juba niivõrd väsinud, ei taha üldse nagu tõmmata. Ja on selgelt andnud ka Lukas tempos järgi ja kontrolli aeg hakkab varsti lähenema. Nii et see lõpus jah, need sekundid väga halastamatult jooksevad. No nii, 75 sekundit kontrolli aeg sai läbi ja Kaarel jääb siis 6 korduse peale ja samamoodi ka mees kindlasti rahul ei ole ise sellega. Ja Lukas jääb samamoodi 8 korduse peale. Jah, need siis jagavad kõik siin oma vahel. No siin on päris mitu meest juba. Nii, Audrius Jakubaitis, Leedu võistleja, teeb selle soorituse üksi loosi tahtel, nii et edaspidi siis lähevad juba paremus järjestuses, aga praegu tundub, et see tempo on päris hea ja eks kindlasti juba siis Gilbertas ka jagas näpunäiteid, et kuidas temal tundus 22 sekundit alustab enne 25, nii et praegu tegelikult Mihkli aeg võib öelda, et on ohus lausa. Et tempo on päris hea. Nüüd on natuke andnud tempos järgi, jah. Et nüüd kõik sõltub sellest, et kui hästi selle kätte saab, et kui iga kord on ref niimoodi liikumises nagu praegu, 40 sekundit ja siit väga hästi läks jälle nüüd need 2 kordust. No nii, et Mihkli aeg oli 52-93. Audrius on muidugi kõige pikem võistleja siin. Ja kui napilt 51-57, nii et võtab ikkagi siin Mihkli ees alavõidu.
nii, siis kohvrite kandmine, Saku kohvrid ja no mees ise on siuke 90-kilone mees, et 130 kilo käe otsas siis. Ühe käe otsas, 260 kilogrammi käte otsas, aga sõrm on tugev ja täitsa hästi tuleb, et midagi ei ole öelda, et pool distantsi on läbitud. Igal juhul jõudis selle Tartu 2024 ilusa uhke sildi juurde ära tulla ja hoiab seda hästi pildis. Maru pikalt jah, nagu puhkab, et peab nagu ikka ära käima ja siis puhkama. Kultuuripealinn Tartu 2024 saab siit hea reklaami, aga seda ilmselt Raivis selle peale ei mõtle, et mõtleb, kuidas saaks need kohvrid sealt maast lahti. 260 kilogrammi on päris korralik raskus, aga tundub, et kui mees lahti sai, siis suutis ka liikuda, aga selgelt liiga raskeks jääb ja 15 meetrit tulemus. Väiksed fännid on kohal ja meie lõunanaabrile kaasa elamas siis. Aga näitab ka kergekaalumees, et on võimalik anda. Et peab olema sisu ja natukene sõrmetugevust ja kui kohvri maast lahti saad, siis läheb liikumiseks. Nii, Kaarel ja Brett. Kaarel Kaldve siis kohalik Tartu mees ja Brett Põlvamaa mees. Nii, et Kaarel läheb jah, natuke kiiremini. Ja väga tähtis on ka see, et jah, et kuidas sa stardis minema saad, et see tõusmine selle 260 kiloga ka ikkagi see jõutõmme peab sul piisavalt hea olema. Absoluutselt. Ja Brett teeb siis 25-70 tulemuseks ja Kaarel 22-51. Nii et tegelikult Kaarel paneb siin praegu päris korraliku aja meestele ette. No nii, Gilbertas laseb endast looma välja ja mees selgelt ei olnud rahul esimese võistlusalaga, et platseerus kuskile sinna jagama 6. kuni 9. kohta. Et eelmise aastal mees võitis, siis siin tuleb võtta jalad kõhu alt välja, kui veel tahaks olla konkurentsis ja seda ka mees teeb. Ja seda ta teeb. Nii, 6 sekundiga poole peal, tõuseb 9. sekundil. Ja Tanel praegu püsib tuues ja kas tuleb ka Taneli jaoks siit hea aeg? No nii. Siin tuli küll hea aeg. Siin tuli kindlasti praegu väga tugev tulemus, et 16-14 siis Gilbertas. 16-14 ja Tanel 20-94. Nii et kui Tanel lööb Kaareli tulemus siin 2 sekundiga, siis Gilbertas on omakorda Tanelist veel 4 sekundi võrra kiirem. Nii et ei tea, kas Gilbertas aega üldse täna keegi lööb. Et meil on tegelikult 2 kiiret meest, Eesti meest veel tulemas. Mikkel Raadik ja Kristjan Puusepp, kiired mehed kõndimises, jõukohvritega jooksmises, aga praegu siis Lukas ja Kaido. Ja Kaido ka, kohalik Tartu mees. Kaido jõuab alles 13 sekundiga jõuab esimesse vahepunkti. No nii, et praegu juba siis Gilbertas siin lõpetas. Aga Lukas on Taneliga, kas nüüd Tanel vist jäi peale? Et jah, Lukas 22-22 läheb Kaido võttis veel finišis veel hoo maha ja kartis, et vist käsi läheb lahti. Ja, et Lukasel ilus number, et 4-2, aga läheb napilt siis Kaareli ette ja Taneli aega ei löö. Ja Kaido Kuusik siis 29-86, et teeb ikkagi nii-öelda praegu kõige rahulikuma tulemuse, jah. Võidab hetkel ainult Raivist. No nii, vaatame, Kristjan Puusepp, kiire kõndija kohvritega alati olnud. Kuidas on aeg poole peal? On 9 sekundit, Gilbertas tõusis sel hetkel juba. Ja ei tule siit 16 sekundi pealt, Gilbertas lõpetas. Aga järgmised tulemused on ka olulised, et nii, tuleb alla 22. Jah, läheb Taneli ette. 20-53 läheb Taneli ette ja Tiit Kallavus siis läheb omakorda Kaarel Kaldve selja taha 24-68. Jah, see on veel vahepeal veel Lukas ja Tanel. Nii et jätkuvalt on 16-14 meil päeva parim tulemus siin hetkel Gilbertas Tamulevitsus ja järgmisena siis Audrius Jakubaitis ja Mihkel Raadik esimese ala 2 tugemat. No kas lüüakse nüüd see tulemus üle? Igal juhul peab olema see 7. sekundil, 8 sekundil mehel, no oi, kui kiiresti läheb. Me oleme harjunud, et Mihkel on praktiliselt võitmatu jooksus, siis praegu Audrius läheb, siis temast jookseb kiiresti ja
no siin oli näha, kas mõlemad mehed lõid praegu omakorda Gilbertase tulemus üle. Et selles mõttes oli praegu ikkagi väga kiire jooks, et 16-18, 4 sajandikku kõigest 4 sajandikku Gilbertas oli ikkagi Mihklist kiirem ja 15-60 Audrius Jakubaitis. Liigume edasi 120 kilo, suure läbimõõduga palk ja Läti esindaja siis on sellega tõsiselt hädas. Jah, 120 kilogrammi palgi raskust ja seda on vaja teha korduste peale. Ja eks esimese otsa mehed võime eeldada sinna 10 korra kanti peaks vähemalt tegema, et olla top 3, siis üle 10 võiks nagu teha tavaliselt. Aga loomulikult sõltub, mis alad on eespool olnud ja täna oli kohe raske rehv, kus mehed tõmbasid ennast korralikult tühjaks juba esimese alaga, ilm on palav. Aga mehed jälle võib iga aastaga tugevamaks saanud. Ei tea, saame näha. Ei tea jah, et kui siin Brett kannab hästi ja autot tõmbab hästi ja ütleme haardealad on tal hea tulnud siin ütleme etappidel, siis see palk ja need muud siikust ülepea surumised on tal kõik aeg nagu peavalu valmistanud. No ütleme jah, 100-110 kilogrammi saab Brett veel hakkama, aga 120-ga läheb keeruliseks tal jah. Ja see on selline nagu koht mõtlemiseks, mida on vaja treenida. Jah. Ja Kaarel see vastu on näha, et on paremaks läinud. Kui mees rinnale saab selle, siis see üles surumine ei ole probleem, et mehel õlg on tõesti ja käsi on tugev. Aga jällegi, et korduste peale tegemine, et siin omakorda on vaja ikkagi väikest kardiot ka, et sul ikkagi see pump vastu peab sellele tempole, et kui me tahad teha ikkagi seal 10 kordust, siis on pidevalt pead olema tegevuses sama see 75 sekundit, et see tähendab ikkagi korralikku sükest anaeroobses faasis töötamist ja tuleb teha ka kardiotreeninguid, aga Kaarel teeb praegu sükse hea tulemuse nagu 5 kordust. Ilusti tegi, aga lihtsalt jah, peale igat kordust pikalt nagu võtsis väikse pausi, et tõenäoliselt kui ta oleks natuke kiiremini teinud, ma arvan, oleks ta neid kordusi veel teinud. Nii. Nüüd siis Lukas Mataitis ja Kaido Kuusik. Et välimuselt sportlased suht sarnase keha ehitusega ja Kaido paneb praegu kohe sükse kerimise, mis on harrastab üks vähesid Eesti rammumehi, kes sellist tehnikat harrastab, kuidas kerib siis kõhu pealt ülesse. Aga maailma praktikas on see suhteliselt tavapärane. Siuke suure palgiga on jah, mõistlik kohe ta üles kerida, sest rinna peal ei ole väga mugav teda hoida. Suur palk tähendab seda, et suurema läbimõõduga palgiga on ju. Jah. Et on ka palke, mis on siis natuke peenema läbimõõduga ja siin jah, tema tõugat on teda kehvem, sest sa ajad siukse sildajad ja oled seal väga ebamugavas asendis. Siin on praegu näha, kuidas Lukas just ongi siukses nagu kalduses asendis ja kui seal nüüd see puus ette liigub ära, siis sa ei jõuagi enam toiguata ja üliraske. Ei ole nagu mõistlik jah, ei anna sulle midagi juurde see rinnal hoidmine. Aga Kaido näitab sellist, võiks öelda nagu rebimistehnika, et kõhu pealt otse üles ja esiteks peab olema kõht, mille pealt tõmmata, on ju. Alustame sellest jah, aga ikkagi teiseks ka ikka peab see kätejõud nii tugev olema, et siin tunnevad praegu, kui see korraks see väljatõuge sealt kõhu pealt tuleb, et siis kohe see käsi järgi läheb sinna. Siin tunnevad rõõmu praegu kõik need mehed, kellel on siuke kõhuke ees olemas, et see oleks juba üks trump on olemas, nüüd on vaja saali minna ja kõigi rammumehe keha ehitus. Jah, nüüd on vaja, kõht on olemas, et nüüd treeniks ka seda muud kehaosa järgi. Et aga selg on see, mis siis tegelikult saab. Aga vaata, mis kordused Kaido tegi sellise tehnikaga? 11 kordust. Ja me teame, et Kaido on selles alas tugev. Ja kindlasti on see paras väljakutsega nüüd. Ja Lukas oli hetkel väga hea tulemuse, tegi 7 kordust aga jah, et 11 see on. Ja Kaido oli kogu aeg töös ka, kogu aeg. Et sellist mõttepausi tekkinud. No nii, Tanelil, kas siin praegu nüüd tõmbas vist pea ringi. Jah, et kas siuke tunne oli küll, et võttis nagu pildi eest ära pisut, et natuke tumedamaks läks see nägemine. Ja siin võistlejad siis ise peavad vaatama, praegu oli näha, kuidas Tiidu siis palk
veeres sinna alla. Ei maksa nagu loopida jah, et kui keegi teda tagasi ei too, siis... Ja praegu Tanel viskas ka ülevalt julgelt palgi alla, et kui see palk nüüd ära veereb, siis võistleja ju, tal on ju kontrolli aega ette antud ja nii kaudu see palki tagasi lohistab, on juba aeg läbi, lisaks energia. Aga eks võistlejad ise teavad, et tunnevad rõõmu, kui see raskus üles sinna sai, et siis tahaks ruttu selle alla ei saa nii öelda, et ise teavad jah, et pärast saad teada, kui palk on ära veerend. No nii, igal juhul Tiit võitleb siin. Ja Tanel samamoodi võitleb, et ei ole keegi kumbki loobunud ja kontroll aja sees ikka kõik kordused ära teha nii palju kui võimalik. Ja Taneli on alati fännklub kaasas seal, perekond ja lähedasemad kaasas, kes kaasa elavad, nii et hea on alati kuulata võistlusplatsil, kuidas väike fännklub elab kaasa, annab mehele jõudu juurde ja loomulikult, et see 1 või 2 kordust tänu omale süksele fännklubile teed juurde ja lõppkokkuvõttes protokollis oled koha või 2 jälle kõrgemal. Nii, mõlemale läheb 5 kordust kirja ja jäävad siin omavahel jagama seda. No võitlesid, mis nad võitlesid, aga 120 kilogrammi meestele võrdne tulemus. Nii, Gilbertas. Võtab sama tehnikaga nagu Kaido Kuusik, aga tal ei ole kõhtu. Jah, aga ütleme, et Gilbertas ei ole just päris tavapärase rammumehe keha ehitusega, et on väga atleetlik, pigem nagu kulturist. Aga ongi väga halb, et kõhtu ei ole, vaata, siukest tõuget ei tule rinna pealt nii tugevad, et peab käega rohkem suruma. Ja huvitav on see, et ei kasuta ka tõstevööd. Aga mis on nüüd praegu siis eestlaste vaates üks, kui kössi vajus sinna see Kristjan praegu alla, et see sama just 120 kilogrammi on Kristjani jaoks ka, 110 kilogrammi Kristjan veel võitleb ära, 115 ka, aga 120 ja on raskustes. 120 kilogrammi, no Kristjan, ja nüüd on praegu hea näha kaadris, kuidas puus on, no siit ei tule, siit ei saa tõugata, puus on nii ees, et Kristjan peaks võtma siit pärast klipid enda jaoks, et või laskma kellelgi tuttaval filmida, et puus peab olema taga, et see jalatõuge läheks, aga Gilbertas võitleb. Lihtsalt surub. Ja mees kindlasti on praegu tige selle peale, et see esimene ala nii ebaõnnestus, et teiselt alalt tulid juba paremad punktid, küll ei tunda ala võitu, aga ei ole nii lihtne see 10 kordust. Ja siin on hea näha kaadris, kuidas Kristjan siin alla. Tõuge ja kõik amortiseerib ära selle. Nagu küsimärk, ja ei lähe seda tõuget sinna sisse. Ja kahjuks Kristjan jääb täitsa nulli peale, kui Gilbertas Tamulevitsus ja Leedu võistleja teeb 8 kordust. Jäänud siis veel 2 liidrit. Jah, 2 liidrit. Et vähemalt Mihkel hoiab Eesti lippu kõrgel ja pakub leedukatele siin konkurentsi. Audrius on tõsistes raskustes oli. Teise kordusega on hirmsad vaeva. Kui nüüd polnud tasakaalu kaotusega, et kui see nüüd saab tavaks, siis on tegelikult Audrius annab kõvasti punkte ära, Mihkel seevastu on päris heas tempos. Nii, Audrius ka siin fikseerimisega on probleemid. Kohtunik juba teeb märkuse. Ja täpselt kohtunik teeb märkuse, et jalg peab olema kõrval, ei saa jalg ees. Ja ei tule tõuge. Lisatõuge, jah. Ja ütleme nii, et praegu tegelikult on siin Mihklil hea võimalus, kui Mihkel siit alavõidu võtab, siis on võimalus võtta kõvasti punkte tagasi. Ja Audrius on natuke raskustes ja Mihkel, kas nüüd suudab vastu pidada, et 11 kordust oli Kaido. See, kes tegi parima tulemuse, et kui suudaks nüüd Mihkel ära 12 kordust kesta. Iseenesest Mihkel võimete poolest on seda võimeline tegema. Ta teab ette, mitu kordust on tehtud, mitu kordust on vaja teha. Juba tõukab, jah, ilusti tõukab, fikseerib. Aga on ka raskusi. No kas suudab nüüd veel võideda? No siin praegu... Siin ei võetud seda katset vastugi, et teeb tühja tööd. Ei olnud fikseerimist ja nii. Igal juhul koos lõpuvilega Mihkel ja on mees endast andnud kõik praegu. Kõik on andnud. Tuleb 11 kordust. Ja 11 kordust läheb kirja, aga siin ka, et ega Mihkel sisse midagi ei jäänud, et oli näha, et mees ikka ei näe just väga tihti niimoodi, et Mihklid põlvili maas olemas. Audrius kaotas mitu kordust, mis talle vastu ei võetud. Ja läheb kirja ainult 6 kordust. No nii, et siit tegelikult päris palju punkte läheb siit kaotsi. Päris tihe andmine käib siin, et ega keegi midagi ei kingi ja nüüd siis on selline huvitav võistlusala, mida pole
ma ei tea, kas üldse Eestimaa pinnal üldse on tehtud sellist võistlusala. Ja Apollo aksli jõutõmme maksimumi peale. Nii, ja räägi siis televaatajale ka, Tarmo, lähemalt, et mida see siis tähendab? Ühesõnaga, välja näeb see nagu tavaline jõutõmme, aga peab olema mõlemad käed pealthaardega ja ei tohi nagu maha visata, peab üleval ära kuulama, kui kohtunik loeb selle katse ära. Võtad pealthaardega kangist kinni. Pealthaardega, ei ole rihmasid. Nii, nüüd tõstad selle maast ülesse ja õlad peavad minema siis puusaga ühele joonele ja alla lastes peab saatma kangi põlvest allapoole. Jah, seda kohtunik praeguse koha peal ka seletas. Nii et, ja see katse sellepärast Lukas ei lugenudki, peab tegema uuesti. Ja mis siin siis nüüd määravaks saab? Ja lased põlvest alla. Nii, nüüd oli korrektne. Ja mis siin määravaks saab? Tegelikult selja ja jala jõud ei olegi siin nii oluline. Jah, et see ei ole tavaline kang. See on ikkagi suure läbimõõduga. Jah, ehk siis sama läbimõõt, nagu oleme korduvalt öelnud, et aga Kristjan, sellel oli ükskõik, mis see läbimõõt on. See on nagu tühi kang. Nii suured näpud ja pikad näpud on siin vist eelisse. Jah, et siin pikkadel meestel on eelis, sest sõrmed on pikemad ja küsib veel siis, Gilbertas täpsustab veel siin reeglid üle, et kui siis see läbimõõt on nii jäme, nagu siis tavalises saalis see osa, kuhu kettad peale lähevad, et circa 5 sentimeetrit on läbimõõt ja nüüd on vaja võtta pealt haardes ja näha, et mehed hakkavad seda kohe vasta reisi suruma, sellepärast, et ta tahab sealt välja keerata ennast. Ta hakkab keerama, nüüd on hästi näha, kuidas hakkab peo seest välja keerama, sõrm hakkab sirgu minema ja sõrm ei hoia. Ja Tanelil on praegu siin raskusi. Ja raskust pannakse kogu aeg juurde ja võistlus käib siis ringsüsteemis ja minut aega on võistlejal aega katse sooritada. Jah, aga ütleme nii, et kui jõutõstmises on niimoodi, et kui katse kohe ebaõnnestub, siis uuesti proovida ei saa, aga siin on kontrolliaega minut, mille jooksul on sul võimalik veel. Ja siin praegu Tiit Kallabus ka kavaldab ja põlvede pealt ja püüab õhus kinni. Püüab õhus kinni, aga nagu sõrm ei pea, siis ei pea sõrm kinni. Ei ole midagi teha. Aga mees üritab võidelda, kui teha, et selle mõttes siit ei saa seda katset ära lugeda, et on vaja ikkagi teha see korralik sooritus, et päris niimoodi tõesti peab olema selles mõttes korrektne. Jah, et see siuke keeramine ei anna nagu kasu sellest ei ole, siis ta keerabki sul käest lahti, et tulebki võtta otse pealt haare ja tõsta. Ja ehk siis pealt haare, hoiad kinni, teed tulemus ära ja Raivis ei saanud alguraskust üles. Lukas Mataitis 135 kilogrammi jäi tema jaoks raskus. Mikkel Raadik on tõeline pommüllatus negatiivses mõttes 145 kilogrammi kõigest jäi Mihklile tulemuseks. Tanel Aeg 150 kilogrammi, Kaido Kuusik samamoodi 150 kilogrammi jäid jagama. Siis Tiit Kallabus, Kristjan Puusepp ja Audrius Jakub Paitis jäävad 160 kilogrammi peal mehed pidama. Selle soorituse nad teevad ära ja raskus on pandud juurde. Nii, see on siis 167,5 kilogrammi on praegu siis Brett Siukson katsel. Jäänud on siis Brett Siukson, Gilbertas Tamulevitsus ja Kaarel Kalve. Nii et 3 meest veel võistlus tules. See on hetkel on 170 ja tundub, et see raskus jääb Brett Siuksonil tegemata. Nii et siis Brett Siukson ja Gilbertas Tamulevitsus on 167,5 kilogrammi kirja saanud ja siis 170 kilogrammi on praegu kangil. Nii et 2 mees praegu siis top 3 on selginenud sellel võistlusalal. Nüüd on see, et kas siit Gilbertas ja Kaarel on veel katsel käimata 170 kilogrammi. Nii et Kaarel, kui selle katse ära teeb 170 kilogrammi ilus katse. Kas oli käsklust? Loeti ära. Ja loeti ära, et suutis alla ära saata üleval fikseerimine ja vaadati video pealt veel järgi. Ilusti kiiresti tuli üles, oli käsklus ja kohe käsklus oli alla ja siin väga pikalt seda ei ole mõtet üleval ei hoitagi. Nii et 170 kilogrammi Kaarelil kirjas ja kui nüüd Gilbertas selle ära tõstab, siis lähevad jagama ja siis läheb juurde. Siis läheb raskust juurde.
tuleb, jäi poole peale, üle põlve tuli ilusti ära. Üle põlve tuli ära, et nüüd oleks tegelikult vaja ainult selline väike sirutus jäi veel ja teist korda. Rohkem ei pea, näeb. Ja ise ka naerab mees, et saab aru, et ei sõrm enam teist ainult üheks tõsteks oli jõudu. Niimoodi keerab ja keerab ära. Ja nii praegu oli hästi näha, kuidas see kangselt ära keerab ja nii et kellel tugev sõrm on, siis teavad, et raskus ei ole iseenesest suur, aga kui mehed tõmbavad muidu 300 kilo, siis nüüd 170 kilo maksimum tulemus. Nii et tegelikult sõrm on tugev, siis siit alalt on võimalus võtta punkte ja Kaarel kasutas selle hästi ära. Nii, viimane võistlusala. Siis kivikuul ehk atlaskivi. Ja siin on siis võistlejatel 130 kilogrammi või 150 kilogrammi. Antud aeg ette, nii et siis võistleja saab Raivis siis võimaluse, et kui 150-ga näiteks teist kordust ei jõua, siis saab minna 130 kilose kivi peale ja teha kordusi juurde, et kui näiteks 2 võistlejat on teinud 150 kiloga mõlemad ühe korduse, aga üks jõuab 130 kilogrammiga veel ühe korduse juurde teha, siis on ta parem. Et on siis antud selline võimalus veel, et ei oleks nii palju neid kohtade jagamisi, vaid ikkagi paremusjärjestus lõpuks selgineks, siis kõigest 90-kilone mees ja siin mees ikkagi võitleb. Nii, 150-ga sai ühe korra kirja ja siis sinna see jõud läks ja 130-ga enam kordusi juurde ei tulnud sealt. Nii, Brett Siukson veeretab endale siis kõigepealt 150-se kivi ette. Ja Lukas kõrval juba loobib seal. 150 kilost kivi. Ja, ühe korra on Lukasel juba kirjas. Ja Brettil ka on kirjas. Sülle tuleb ilusti Lukasel. Ja ega leedukad on tegelikult päris head kivide tõstjad, et selles mõttes on see tase seal päris hea. Nii, nüüd tõstab juba Brett on võtnud väiksema kivi endale. Jah, et Lukas läheb siis omas tempos siin ja kui ikkagi tegelikult 150 kilost kivi seal 5-6 kordust tõsta, no siis peaks olema see ikkagi ka päris... No Brett muidugi teab oma võimeid ja viimane ala ka, et eks ta siis lihtsalt teeb kindla peale veel mõned kordused peale selle 130-ga. Et kui 150 kiloga teha ära, ütleme siuke nagu 6-7 kordust. Aga ma ütleksin, et see Lukas väga ilusas tempos mugu teeb selle 150-ga. Et iseenesest tänast võistlust arvestades, et kui teha 6-7 kordust ära 150 kiloga, peaks olema ikkagi siuke top 6 vähemalt, ütleme, et võib-olla seal 3-4 isegi. See on ikka väga hea tulemus. Jah, et me ei tea, võistlus on veel ees siin praegu, et kuidas see kujuneb, aga igal juhul Lukas praegu siin näitas, et kivide tõstmine temale sobib. Ja, 7 kordust läheb Lukasele 150 kiloga. 150 kilose kiviga 7 kordust, et see tähendab seda, et kõik, kes tahavad siin midagi kaasa rääkida, siin tuleb võtta 150 ainult 150-ga teha. Et siin nagu midagi tagasi enam hoida ei ole, et Brett siis... Nii, aga Tanel veeres see kivi minema ja seal sekundid lähevad. Ja 150 kilogrammi ühe korduse tegi Brett ära ja tegi 130-ga 3 korda otsa, nii et Raivis Kintautsist läks ta ettepoole. Aga ülejäänud mehed siin 150-ga võitlemas ja kui nüüd keegi teeb 2 kordust ära, siis läheb automaatselt Brettist ka ettepoole. Nii, Kaarel tegi 2 kordust juba. Ja nii, aga Tanel käsi annab... Kas ta nüüd tegi liiga käele? Et nüüd seda küll pole vaja, et kuskil nüüd ütleme, kivide tõstmisega on olnud ka biitsepsi rebendeid, et selle mõttes... see on põhiline vigastus ongi biitsepsil siin kividel, sest käsi on välja venitatud ja... Et kui arvatakse tegelikult ekslikult tihti peale, et just äkki tõmbab selja ära, siis reeglina selga nii tihti ütleme niimoodi ära nagu ei... 150 kiloga jah, üldiselt selg kannatab välja. Ja üldiselt üsna kontrollitud on see tegevus, aga biitsepsid, kus see nüüd raskus, ütleme, on erinevaid asju tehtud, päev on pikk olnud palav ja lihas muutub juba seal rabedaks ja nüüd Kaarel vaatab ka käe peale.
et mehed on näha siis see veniv asi, mis siin praegu näha on, mis Tanelil seal käe küljes on, see on nagu selline ämblik mehe liim, et mehed kasutavad liimi selle kivi tõstmisel, kivi kuidagi käes püsiks. Ja siin on praegu näha, kuidas siis on tõmmatud teibiga käed kokku ja Tanel saab kirja 2 kordust ja Kaarel 3 kordust. Et siis maksimaalselt seda jala ja selja jõudu ära kasutada, siis kasutatakse seda liimi, et kui nüüd seda liimi kasutas seda ümara kivi tõstmisel tegelikult peab olema tohutult hea haare, et on võistlusi, kus liimi ei tohi kasutada ja tegelikult maadlejatele sobib päris hästi, siis nende see haare ja on hästi tugev. Siis kui liimi ei saa kasutada, siis on ikkagi see käe pikkus ikkagi väga määravaks saab. Ja siis kui palju sa saad sellest nagu kivist ümber võtta? Ja, et sellist tõstet nagu praegu Kaido siin teeb, et ilma liimita väga nagu ikkagi ei tee. Sa saad teha, vaata, Kaido ei ulata käed ümbergi võtma. Et kui ütleme siin, tõuseb kõhu pealt. Võtame Kristjan võib käed ümber panna ja sõrmed ära siduda. Ja, siis tal ei ole vahet, kas on see liimi või ei ole. Kaidol on käed külje peal. Nii et ja selles mõttes pikkadel meestel on see eelis ja lisaks sellele on pikal mehel ju eelis sellega, et ta ei pea nii kõrgele tõstma, kui Kaido tõstab siin rinnakõrgusele, siis Kristjan tõstab natuke üle naba. Jah, et ta peab veeretama seda, õnneks on see kivi ümmargune, et teda saab nagu allapoole veeretada. Samas jälle, kui on jõutõmme, siis on jälle Kaidol lihtsam teha Kristjaniga võrreldes. Tulebki siuke, milline see optimaalne rammumehe tüüp on, et ei oskagi öelda, et on nii suuri, pikki kui ka lühemaid sportlasi. Ja läbi ajaloo me teame, et maailmameistritiitlit on võitnud seal 1,80 m pikkusega mehed ja on võitnud ka üle 2 meetri pikkusega kasvuga. Kui ma sulle täpselt ütlen, siis kõige pikem mees, kes on World Strongest Mani võitnud, on 2.13. 2.13. Ted van der Paar 93. aastal. See on ikka päris korvpallur. Nii et televaataja võib ette kujutada, et 2.13 ja pane mehele suurus ka veel. Kui me siin võtame nüüd viimaste aastate tugevamad mehed, Thor, Bjornsson 2.05 ja Brian Shaw 2.03. Nii et pigem võiks olla korvpallikoondise. Magnus Samuelson 2.01. Nendest meestest võiks panna korvpallikoondise kokku, et oleks pikemad kui Eesti korvpallurid. Ja, aga jah, Ted van der Paar on läbi aegade kõige pikem mees. 2.13, et võtke kodus sentimeeter, vaadake. Et see on ikka korralik ja mees on rammumees, mitte siis korvpallur, pallimängija ja võitis maailma meistritiitli. Aga siis vahepeal on võistlus edasi läinud ja Kaido Kuusik tegi 8 kordust, Tiit Kalabus ka 8 kordust, on hetkel siis 2 liidrit sellel võistlusalas, kui siis Mihkel Raadik ja Kristjan Puusepp. Nii et Kristjanist ka rääkisime, Mihkel on pannud tempo peale, midagi tagasi hoida ei ole, sest Kristjan ei tohi maha lasta, kui siit praegu maha laseb, siis ei saa. Aga mees, ta hoiab lihtsalt rahulikult kinni ja tõstab uuesti üle. Ütleme nii, et 95% oleks praegu enamus võistajatesse kivi maha kukkunud. Aga mees suutis selle olukorra ära lahendada niimoodi, et lisaenergiat ei kulunud väga palju. Iga kord paneb ka Kristjan vastu seda posti, et jah, natukene oleks pidanud nagu rohkem sihtima. Et seal nagu iga korraga nagu jõudu läheb tal palju ära. Natuke liiga palju lisaenergiat, jah. Aga mehed on siin praegu ikkagi selle kuuma päikse käes ja Tartu kesklinnas autovabaduse puiestel võitlemas Emajõe rammumees 2021 tiitli eest, mis on ütleme siis ka Balti etapp, nii et kui sa selle võistluse ära võidad, oled ka Balti meister või Balti etapi võitja. Nii, Kristjan jäi siin särgist ilma ja saab Kristjan 6 kordust kirja. Ise on rahul. Ja mees on rahul ja kui Kaido Kuusik ja Tiit Kalabus tegid 8 kordust, siis Mihkel teeb 9 kordust. Nii et hetkel vähemalt Mihkel suutis teha siit päeva parima tulemuse, aga jäänud on veel Audrius ja Kubaitis ja Gilbertas Tamuljevitšus. Nii et siis eelmise aasta võitja Gilbertas, Leedu võistleja ja Audrius, kes siis need 2 meest siis hetkel liidrid, nii et kõik sõltub sellest viimasest alast. Ja Eesti mehed oma töö ära teinud, praegu siis Audrius väga kavalalt tegutses, et hoidis rinnaga vastas ja kätega tõmbas üle. Ja tagasi ei tohi lasta. Gilbertas teeb kuidagi maru rahulikult, et Audrius päris tempokalt. Ja siin Audrius on midagi tagasi hoida ei ole, et tal on võimalus võtta siit praegu võit, aga selle jaoks ta peab ikkagi tegema ohustama Mihkli tulemust.
no ütleme niimoodi, et natuke varu tal on, sest Mihkel täielikult ebaõnnestus Apollon Aksli jõutõmbes. Jah, aga sellegipoolest peab tegema siin praegu siis Audrius päris korraliku No soorituse. ütleme niimoodi, et 3 hulka võiks tulla selles, et vaja oleks vähemalt mingi 8 kordust. Jah, nii et kindlasti on teinud ka omad arvutused Audrius ära, et No aga nüüd on, mis ta nüüd teeb? Valele poole kukub kivi. nüüd oli küll, see oli kindlasti praegu üks valus hetk Oleks Audriuse jaoks. rahulikus tempos, ütleme, kui Lukas tegi 7 kordust, ütleme täpselt, kui ta oleks kes on leedukatest nagu kõige nõrgem tänase päeva siin olnud ja ei tulegi ja ei jõua, see üks kordus praegu oli küll Audriusel siin väga oluline, et oleks ta pidanud ära tõstma ja no nii, Audriusel jääb 6 kordust, ja Gilberto jääb üldse 3 kordust. 3 kordust. See on täielik läbikukkumine. Nii et see viimane ala tegelikult lõi jälle omakorda kaardid korralikult Ütleme sassi. niimoodi, et Lukas tegi 7 kordust, see isegi oli kahjuks tuli Leedu võistkonna teistele võistlejatele. Ja Eesti mehed võtavad sellelt viimast alalt kolmikvõidu ja kokkuvõttes siis tõusevad Eesti mehed veel kõrgemale, aga Mihkel Raadik võit jääb koju, Emajõe ramumees ja Balti etapi võitja on siis Mihkel Raadik, 43,5 punkti, teine koht Audrius Jakubaitis läheb siis Leetu ja Gilberto Stamulevitsus ka läheb 3. koht Leetu. Vähemalt võit jäi koju. No see kivide tõstmine sai selle võistlusele määravaks ja võistlus ei ole ikkagi läbi enne, kui viimane ala on läbi ja kui Mihkel võib-olla isegi võis arvas, et esikohale enam ei pretendeeri, siis jah. Võistlusele on läbi, kui pole viimane võistleja ja viimase võistlusala lõpetanud. Aga siin meie tõmbame Emajõe ramumehega otsad kokku, aga televaatajad olge ikka jätkuvalt teleekraani taga, sest meil on tulemas veel rahva rammusarja võistlus teleekraanile ja Power Track võistlused, ehk siis on mida vaadata, ärge kuhugi kaduge, olge kursis, infot saate joopsport.ee lehelt ja kohtumiseni. Kohtumiseni. Kõik võistvalad ei õnnestunud hästi, aga super hästi, võit on Eestis, siis samas Balti etapi rahumeeste võit jäi Eestisse Tartu kesklinnas autovabal alal.